hea meelega nüüd kutsuks siia mikrofoni juurde Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskuse juht Anne Kivimäe, kes räägib ka huvihariduse väärtusest. Ma panen oma stopperi käima, et ei räägiks liiga palju. Tervist! Tõepoolest, Anne Kivimäe, Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskuse juht, aga olen ka mõningal määral huviharidusega varasemalt kokku puutunud ja mõned tuttavad näod ikkagi siin saalis ka on. Kõigepealt ma tahaksin tänada Eesti Huvikoolide Liitu, et te Narva tulite seda konverentsi pidama ja ma arvan, et see tähendus on mitmekülgne Narva jaoks, ka Huvikoolide Liidu jaoks võib olla ja ma arvan, et see on kindlasti väga tunnustust väärt, aga ka tänuväärt ja tõenäoliselt on üks põhjus, miks te siin olete, ka meie laste- ja loomemaja juht Liina Maldon, keda peaks ka tänama, kus meil on ka Liina, ja tunnustama, et ühelt poolt laste- ja loomemaja on ikkagi Narva suurim huvikool, aga teiselt poolt ka see, et see lingi või seose või kokkupuute hoidmine Narva ja ülejäänud Eesti huvihariduse ja huvitegevuse ja tegelaste vahel on hästi tähtis. Nii et kindlasti on see omaette kummardust väärt. Aga nagu ma ütlesin, et mul ei ole see esimene kõne huvihariduse valdkonna eestkosteorganisatsiooni konverentsil, sest et olen ma ise küll tõesti Narvas sündinud, Narvas kasvanud, Narvas noorsootööd teinud, aga suure osa oma töökarjäärist olen ma töötanud Haridus-Teadusministeeriumi noorteosakonna juhatajana ja väga palju sellest, mis on tehtud, on ka minu oma. Sorry, ma ei tea, kas see on väga halvasti öeldud, aga ma tunnen seost ja omandit selle valdkonnaga ja selle tegemisega ikka. Nii et ka see vana arm ikka ei roostata. Olen täna küll siseturvalisuse valdkonnas, aga ma ikkagi õpetan ka siin Narva kolledžis noorsootöö erialal paari ainet aastas. Ja olen siin täna sellise huvitava pealkirjaga huvihariduse väärtus ja kui me arutasime, et mis see võiks siis olla või millest ma rääkima peaks või võiks või tahaks, mis te tahate kuulda, siis ma mõtlesin ikkagi, et ma räägin väga isiklikust seisukohast. Just selle kogemuse pealt, mis minul on olnud huviharidusega, aga tänaseks olen ma nüüd töötanud 3 aastat ka siseturvalisuse valdkonnas, nii et ma natukene näen seda ka nüüd teise pilguga. Ja võib-olla ma jagaksin oma arusaama, mis siis on huvihariduse väärtus. Ja mul on põhimõtteliselt 2 mõtet. Esiteks, huvihariduse väärtus on suurem, kui seda hinnata suudetakse. Suudame ise, valdkond suudab ise, noored, vanemad, ühiskond, teadus, tegevus. Ja teiselt poolt huvihariduse see suur väärtus saab teostuda, teoks saada, tõeks saada juhul, kui see on noore jaoks relevantne, kui see ei ole elitaarne ja kui see ei ole instrument, vaid eesmärk. Nende 2 mõtte najale ma selgitaks neid natukegi lahti, et see ongi see, millest ma tahaksin teiega rääkida või seda jagada. Et natukene tuua seda kohalikku elu siia sisse, et 24. veebruar 22 aasta tagasi
umbes 6:30 paiku hommikul seisin ma siis Sisekaitseakadeemia õppekeskuse koridoris kohvimasina juures, kus oli kogunenud meie siis kadetid ja siseturvalisuse valdkonna regionaalsed juhid, piirkonna juhid ja me plaanisime siis tulla ja tulimegi koos Eesti Vabariigi lippu heiskama Narva linnusesse. See on selline traditsioon linnas. Aga loomulikult oli see hommik, mis oli väga tähenduslik. Ja mul on meeles üks siis sellest tervitustest seal hommikul selle kohvimasina juures, kus üks juhtidest ütles, et head vabariigi aastapäeva, aga me täna oleme ärganud teistsugusesse muutunud Euroopasse. Ja me oleme täna siin teiega 200 meetrit piirist, umbes 250 meetrit piirist. Ja see muutunud maailm on nüüd tänaseks rohkem kui aasta olnud ja muutunud edasi. Ja selle tähendust ja mõju noortele ja ka noortega töötavatele spetsialistidele arvatavasti ei ole keegi veel tegelikult ei teadvustanud lõpuni ega uurinud, ega see ei ole ka veel ju valmis nii-öelda tehtud. Ja teine sarnane mõju, mida muide on väga vähe minu arvates ka uuritud, on COVIDi mõju noortele, aga mis on samuti meil nagu kuidagi ära lõppenud ühiskonnas, aga me unustame, et noorte elus on olnud 2 täiesti teistsugust elukogemusega aastat. Ja see siseturvalisuse valdkond, kus ma nüüd täna siis olen, ja see õhkkond, mida on loonud see 24. veebruar 2022, sõda, mis algas siis, see on toonud minu jaoks ka teise tähenduse huviharidusele, sest et ma vaatan sellele otsa niimoodi, kuidas seda mingil määral näevad need inimesed, kes töötavad politseis, piirivalves, päästes, kriiside reguleerijad, kõik võimalikud, vaatavad sellele noorele otsa ja ootavad kõikidelt osapooltelt, kes noorega töötavad, see tähendab ka huvihariduselt, ootavad panust noore inimese väärtusruumi kujundamisesse, ootavad panust sellesse, et need valdkonnad aitavad kujuneda noortel hoiakut, selliste hoiakute ja väärtuste kujunemisele aitavad kaasa, mis aitavad siis selle Eesti riigi kestmist, arengut, õitsemist luua ja toetada. Ja selles mõttes võib-olla ei ole see muutunud aastate jooksul, sest et eks seda sellist võib-olla suurt vaadet on olnud kogu aeg, aga mina isiklikult tõepoolest olles ka 2002. aastast selle valdkonnaga ikkagi ka olnud väga seotud, siis ma tajun ikkagi selle muutust sellises, kuidas seda öelda siis, emergency või selline häirekell on kõrgem selle juures. Ja ma samas olen ka veendunud, et huviharidus on parim koht, parim valdkond, kes suudab ja saab noore inimese hoiakute väärtusruumi kujunemist toetada, kriitiliselt teadvustada, mõtestada, panema noore inimese või mitte panema või aitama noorel inimesel endal jõuda arusaamale, mis on tema enda väärtused, neid kriitiliselt hindama ja oma ühiskonna, ümbritseva ühiskonna väärtustesse suhestuma panna. Et seetõttu see üks minu seisukoht ongi, et see väärtus on suurem, kui me suudame hinnata just seetõttu, et noorte inimeste teadmised ja oskused ja ka mingil määral vilumused on need, mida räägitakse huvihariduse kontekstis päris sageli. Ka te ise deklareerite siin, huviharidus on haridus. Aga
nagu me nägime ka viimase kõneleja slaidilt, huviharidus või see enesetaju, mida huviharidus arendab, on hoopis laiem kui ainult haridus. Ja hoopis laiem kui käelised oskused või teadmised või isegi vilumused neid rakendada. Ja kuigi see võimekus on suur, olen ma samamoodi veendunud, nagu ma olen ka eluaeg veendunud olnud, et huviharidus saab olla edukas ainult juhul, kui ta lähtub tegelikult noores päris elust, tegelikult noore olukorrast ja sellest, kus on noore lähtekoht punktist A, ei ole mingi võrdne latt, vaid on iga noore puhul erinev. Ja see punkt B, kuhu jõutakse huvihariduse käigus, on seetõttu ka erinev. Mis tähendabki see, mis ma nagu ütlesin, et see edukogemus või see huvihariduse väärtuse teostumine saab olla tõene juhul, kui see on noore jaoks relevantne. Juhul, kui noor ise tahab ja oskab ja näeb selle huvihariduse väärtust iseenda jaoks. Ja huvihariduse defineerimine, ma arvan, et see harjutus kestab veel edasi, veel 20-30 aastat. Ja selles on oma ju kasu, sest see paneb kogu aeg mõtlema, miks seda valdkonnas, miks meie, ma ütlen ikka meie, aga miks inimesed töötavad selles valdkonnas, miks noortele seda vaja on, miks ühiskonnale seda vaja on. Teine minu mõte on see, et see elitaarsuse püüe, et ma olen siiralt veendunud, et huvihariduse üks tugevusi, üks väärtusi ühiskonnas, Eesti ühiskonnas, ja kui kaardilt vaatame, siis ühtegi teist Eestimaad ei ole, on ainult üks. Et siis see seisneb tegelikult ikkagi just selles, et huviharidus suudab leida andeid ka Veriorametsadest või Lihulast või Narvast või kust iganes. Ja see, et huviharidus ei koonduks Tallinna ja Tartu kesklinnade eliitkoolide õpilaste elitaarseks projektiks, on midagi, mis on raske saavutada. Sest et siin enne oli just takistuste loetelu, eks ju, või väljakutsete loetelu või piiride seadmise loetelu, et mis võivad luua õhkkonna tingimused, kus ei saa see noor, kes võib-olla on tegelikult, kelle anded on just avamata veel, aga ta ei saa sellesse õigesse huvikooli, huvihariduse valdkonda tegutsema kunagi. Ja viimane mu mõte, mis oli, et huviharidus ei peaks olema instrument, siis selles osas ma tahan alati kõikide huviharidusvaldkonna inimestega vaielda, et ärge püüdke nii kohutavalt olla haridus, kallikesed. Sellepärast, et huviharidus on rohkem kui haridus. Huviharidus ei ole instrument üldhariduse puudujääkide täitmiseks. Huviharidus ei ole instrument selleks, et ennetada kuritegevust või vähendada narkomaaniat või suurendada integratsiooni. Huviharidus on eesmärk noore inimese elus luua paremaid võimalusi tema isiksuse arengus, mitmekelgsete avenüüde nägemiseks. Ja see, ma mõistan, ja eks me ole siin osadega teist ka sellel teemal ju pikalt kunagi ka arutlenud, et mis see haridusega sidumine tähendab või tähenda, aga ma isiklikult loodan tõesti, et tuleb ükskord see päev, kui ühiskond suudab näha huvihariduse väärtust just sellena, et see on asi iseeneses ühiskonnas vajalik, tähtis, mitte instrument tulevaseks karjäärivalikuks ainult või millegi muu jaoks, vaid selle jaoks, et noor täna ja praegu saaks kogeda paremat elu
ja selle parema, mitmekülgsema, ennast arendava elu pealt teha valikuid, mis viib edasi teda ennast ja Eesti riiki tervikuna. Nii et tõepoolest, ma nõustun eelkõnelejaga, et piire ei ole huvihariduse väärtuse kirjeldamisel. Ma kutsun üles kõiki Eesti huvikoole looma kontakte ja ühisosa otsima Ida-Viru erinevate huvikoolidega, et noored saaks rohkem kokku, et noored saaks rohkem tunda väärtusruumide ühtsust ja seda ühist väärtusruumi ka kujundada. Ma kutsun Ida-Virumaa huvikoole üles otsima rohkem võimalusi, et meie piirkonna noored saaks kokku teiste piirkondade noortega, saaks ühiselt kitarri plõnnida või mida iganes nad siis täpselt teha tahavad. Just selleks, et see ootus, mida võib-olla selles muutuvas maailmas huviharidusele pannakse, noorte väärtusruumi ja väärtuste kujunemise toetamine saaks teoks. Igatahes jõudu teile selleks ja Narvas on teil igatahes alati hea kontakt olemas. Minu näol. Suur tänu, Anne. Kui on küsimusi, siis meil aeg on üheks küsimuseks olemas. Kui ei ole, siis te saate oma vahel ka suhelda kohvipausi ajal. Suur tänu. Aitäh!